Ja tere kõikidele minu poolt. Mina olen Ester Eomois ja täna siis läheme edasi rohesaadikute programmiga. Meil on kolmas meistriklass. Tuletan meelde, et esimene meistriklass oli meil üldse teemaks, et kes see rohesaadik on. Lühidalt võime öelda, et eks see üks naine esireas on, kes on julge ja tahab ka oma arvamust avaldada. Ja meil oli külaliseks Heidi Solba, kes rääkis kogukonna loomisest ja kuidas sellist ühist mõtet ja inspireerida inimestes ja kuidas siis ka seda jätkusuutlikult teha. Teiseks oli meil personaalne bränd, minu isikubränd. Meil oli külaliseks Signe Ventsel, kes rääkis sellest, et kui oluline on isikubränd ja samamoodi siis kuidas oma tugevus üles leida ja mis need olulised teemad on. Kõik, kes on rohesaadikute programmis, on saanud ka järelvaatamise info ja muud infot selle kohta, kuid täna siis on meil kolmas meistriklass ja kui me oleme rääkinud kogukonna loomisest, oleme rääkinud isikubrändist, siis väga tähtsal kohal on mõjusate sõnumite koostamine ja esitlemine. Ning olen täna kutsunud meile esinejaks oma ekspertkogemuse jagajaks Ingrid Eomoisi, nagu nimi ütleb, abikaasa ta ei saa olla, tütar võiks olla, aga ta on siis minu õde ja kes tegelikult on sellesama organisatsiooni liige nagu minagi, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, kuid Ingrid elab juba palju aastaid Maltal ja on siis Malta organisatsiooni liige ning samuti seal ka juhatuses ning meie rahvusvahelise organisatsiooni Euroopa konverents on mai lõpul Maltal. Nii et ma tean, et suur organiseerimine käib. Tere tulemast, Ingrid. Meil on siis plaanis 2 tundi. Meil on siin slaidid, me ka salvestame. Samuti on tänane meistriklass selline, kus tuleb ka praktiline ülesanne ja mitte lihtsalt siin omavahel arutamiseks, vaid et kõikidel osalejatel on võimalik siis ka oma lugu kirjutada ja Ingrid on siis ka see, kes aitab selle loo natuke toimetada ja selliseks trükivalmiks panna ja see kõik saab olema avaldatud roheettevõtluse portaalis, kus meie programm on. Ja ma arvan, et me läheme siis mõnusas kulgemises, et ütlen ka Ingrid sulle, et populaarne on mitte üle aja minna, nii et kindlasti me kella 8 lõpetame ja minu poolt ongi siis sõna sulle, nii et tere tulemast. Aitäh, Ester, ja tere tulemast. Nii tore on teid tervitada Maltalt ja näha, et meistriklassiga on ühinenud nii palju võimsaid Eesti naisi, kogukonnajuhte ja täna räägime sellest, kuidas mõjusaid kirjalikke sõnumeid koostada. Seda läheb vaja absoluutselt igal alal. Ma mõtlen, teil on olnud juba 2 meistriklassi, kuidas seda kogukonda ehitada, kuidas oma isiklikku brändi esitada. Ja loomulikult läheb teil oma töös vaja ka kuidas neid kõiki teadmisi, mida te olete siit erinevatest meistriklassidest ammutanud, kuidas neid kirjalikult, mõjusalt väljendada niimoodi, et te arendate seda keskkonnaalast eeskostet ja juhtimist ja samuti ka inspireerite oma kogukonna liikmeid tegudele. On ju teada, üldteada, et tänapäeva noorte inimeste kirjaliku väljenduse võime ei ole alati kõige parem ja see tänapäeva koolides on probleemiks, et isegi kirjandit noored inimesed ei saa enam korralikult kirjutatud. Ja mina kirjutamist armastan, minu meelest see on väga oluline, kui tahad jätta endast sellist head muljet, et ka kirjalik eneseväljendus oleks siis ikkagi kõrgtasemel. Ja lühidalt siis, millest meil täna juttu tuleb,
üldse lugude jutustamisest või siis inglise keeles storytelling, et milline see köitev ja meeldejääv lugu siis on. Loomulikult, kuidas valida sobivat teemat, et see resoneeruks teie sihtgrupiga, millised need erinevad lugude tüübid siis on ja olenevalt teemast, siis millist lugu on kõige parem valida, kuidas peaks seda kirjutama, nii et seda oleks et seal oleks kõige suurem kandepind. Arvamuslugu, uudislugu, inimhuvilugu, intervjuu ja pressiteade. Vaatame, kas me täna jõuame ka sotsiaalmeedia postituseni, kuna ma olen teadlik, et teil tuleb sotsiaalmeedia teemal veel eraldi meistriklass. Nii et kui täna läheb siin võib-olla arutamise peale rohkem aega ja seda lõpus ei jõua, see on ka täiesti okei, sest sellest teil tuleb kohe eraldi ja pikalt juttu. Ja loomulikult siis praktilisi harjutusi ja jagamisi teeme meistriklassi vältel ja lõpuks siis kõikide lemmik kodune ülesanne ja sellest siis räägime juba meistriklassi lõpus. Aga hakkame pihta, et mis selle storytelling või lugude jutustamise selline ABC või need kõige olulisemad komponendid siis on, et milline lugu töötab hästi. No, kõige olulisem on muidugi küsida endalt, enne kui üldse hakkad midagi paberile panema või arvutisse trükkima, et miks sa seda lugu kirjutad. Ja seda mõnikord alahinnatakse, hakatakse lihtsalt kuskilt otsast pihta kirjutama, aga see mõte, mis on selle loo eesmärk, milleks te üldse olete selle aja endale võtnud. Loo kirjutamine ei ole alati väga lihtne. Miks te seda teete? Ja kõige levinumad põhjused, miks lugu kirjutatakse, on siis informeerimine, veenmine või meelelahutus. Võib-olla, kui te olete siin kogukonnajuhid keskkonna teemadel, siis informeerimine ja veenmine vast on kõige olulisemad, aga ma tõesti pean rõhutama, et väga hea on vahel teha neid läbi kerge meelelahutuse. Et ei pea see tekst alati olema nii väga tõsine, kui ka isegi teema on väga tõsine. Meelelahutus ja väike nali aitab alati hoida oma sihtrühma kuidagi kaasatuna. Sihtrühma peab muidugi tundma ja sellest me räägime veel teema valiku juures pikemalt ja tuleb muidugi mõelda vanusele ja kultuurilisele taustale, aga ka näiteks sellistele asjadele, et kas teie sihtrühmal, milline on nende huumorimeel? Kas nad naljast saavad aru? Ja? Või milline on nende keskendumisvõime, kui te näiteks kirjutate lastele? Kui pikk see lugu peaks olema? Kuidas seda peaks kirjutama? Sest tavaliselt nii on, et mida noorem inimene, seda väiksem, seda lühem on see keskendumisvõime. Autentsus ja isiklik kogemus, eks me isegi oma kogemustest ju teame, et need tõelised ja isiklikest kogemustest lähtuvad lood tekitavad huvi ja usaldust, sest siis usub teie lugeja, et te teate, millest te kirjutate. Kui te kirjutate, eriti arvamuslugusid näiteks, te kirjutate seda läbi isikliku prisma. Emotsionaalne sisu, kui just ei ole tegemist pressiteatega või uudislooga, kust peaksid need isiklikud emotsioonid eemale jääma, aga ikkagi naised peaks igas loos olema emotsiooni ja kirge. Kui te ise oma teemasse usute, siis te motiveerite ka inimesi rohelistele tegudele. Selgus ja lihtsus. Selle soovituse vastu minu kogemusel ikkagi eksitakse väga-väga sageli. Nii oluline on, et teie lugu oleks selge teema arendusega ja ka arusaadavas ja korrektses eesti keeles. Et kindlasti ei ole mõtet kasutada sihtrühmale arusaavatuid võõrsõnu ja ikkagi grammatika ja lauseõpetus, süntaks peab olema ka paigas ja ei ole väga keeruline rääkida keerulisest asjast keeruliste võõrsõnadega. Keeruline on esitada seda kompleksset teavet väga lihtsal moel. Tavaliselt öeldakse, et kirjuta nii, et sinu vanaema ka sellest aru saaks. Ja? Vanaemasid juba ammu ei tasu kindlasti alahinnata, aga kirjutama ei pea nii, et oma publikut alahindad, aga kirjutama nii, et seda on mõnus ja lihtne lugeda ja inimene saaks aru, mida te sellega tegelikult öelda tahate.
kindlasti peaks loos olema siis kogu vajalik info ja kes tegi, mis juhtus, kus, millal, miks ja seda muidugi saab toimetades pärast vaadata, no et mis on sealt välja jäänud, võib-olla vaadake, mõnikord on nii, et kirjutad asjast, millest sa tead, kirjutad üritusest, millest sa tead ja kõik endale tundub väga iseenesestmõistetav. Ja sageli me ei mõtle sellele, et inimene, kes ta loeb, temal on antud teemaga võib-olla esimene kokkupuude. Ja kuigi teie olete eksperdid, siis peab seda seletama inimesele, kes tingimata ekspert ei ole. Struktuur, algus, lõpp ja muidugi seal vahepeal keskpaik. Et tegemist ei ole ilukirjandusliku teosega, ka neid võib kirjutada ja seal võivad kõik asjad olla sassis, aga kui te ikkagi kirjutate artiklit, siis on inimesel lihtsam lugeda, kui sissejuhatus annab kõigepealt konteksti ja lugu läheb ikkagi kronoloogilises järjestuses, korralik teemaarendus ja lõpusõnad, siis mis tõmbavad loo ilusti kokku. Visuaalne jutustamine, pilt on teinekord olulisem kui 1000 sõna ja fotod ja videod ja seda loomulikult eriti sotsiaalmeedias, kus ilma pildita postitus ega võib-olla väga täna enam muude asjade hulgas siin tähelepanu ei saagi. Koostööl põhinevad narratiivid. No mis see siis tähendada võiks? See tähendab seda ja teil kogukonna juhtidena, ma arvan, et tuleks seda eriti silmas pidada, tuleks just rõhutada kogukonna saavutusi ja ühistegevusi. Et see rõhutab siis sellist ühtsust ja seda, mida me kõik teame, et keskkonnateemad tegelikult on ju kogukonna ühine ja meie jagatud vastutus. Ja võimestamine ning lootus, võib-olla igal teemal, igas loos ei ole seda võimalik sisse põimida, aga üldiselt on alati tore, kui saate keskenduda lahendustele ja positiivsetele tulemustele. See siis inspireerib ja võimestab lugejaid, et isegi kui tegemist on väga tõsiste keskkonnaalaste küsimuste ja probleemidega, ikkagi on ju hea, kui saab välja pakkuda mingi lahenduse, et seal kuskil ikkagi paistab mingi päikesekiir, et päris inimene ei loe ja ei ole sellest niimoodi sügavalt masendunud sellest loost. Nii, aga läheme edasi, et kohe nagu tahakski teilt ka natuke kuulda, et võib siis chatis jagada oma arvamust või võib ka kohe kõva ja selge häälega välja öelda, et ma ise mõtlesingi, et muu on kõik loogiline, aga teile kui just rohesaadikutele siin see koostööl põhinev narratiiv, et see, kuidas kogukond asjale kaasa aitab ja võimestamine ja lootus, need on kõige olulisemad asjad. Et kas teil on mingeid mõtteid artiklit osas, mida te olete lugenud või ise kirjutanud või mida tahaks kirjutada võib-olla, miks ka mitte, et kuidas seda koostööl põhinevat narratiivi ja võimestamist ja lootust edasi anda, et kas oskate tuua mingeid konkreetseid näiteid? Mina võin kohe ühe tuua omalt poolt, et võite jagada chatis, aga siin ka, et praegusel hetkel Rohetiiger on tegemas Eestis sellist kampaaniat, et julge unistada. Et on selline suurem kampaania, et aasta 2050, milline Eesti võiks olla. Et selline unistamise juhid, kogukonna projekt ja plaanis on kaasata 1000 inimesed, et neil on seal nii koostööd, võimestamist kui lootust, kuna tervikuna täna ajad on keerulised ja minu arust see projekt hästi loob sellist tulevikku ja lootuse keskkonda. Ma olen näinud peamiselt sotsiaalmeedias, aga kuna olen kursis ka nende tegijatega, Anneli Ohvril ja Eva Truuberg, et neil on plaanis sel teemal ka pärast neid visiooni loovaid dokumente ka jagada artiklitena. Ja see on tõesti hea näide, kus nii koostööl põhinev narratiiv kui ka võimestamine ja lootus on olemas. Eks nad käivadki käsi käes, sest kui kogukond teeb asju koos, siis on ka ju lootust ja siis on seda võimestamist. Nii, kas tahab keegi midagi lisada? Siin alguse asi, et pärast võib-olla olete rohkem valmis jagama, kui me oleme siin natuke juba soojenenud sellesse teemasse sisse. Aga mõelge ka nii, millest te tahaks näiteks kirjutada. Mis toimub teie kogukonnas? On midagi, mida teeb kogukond ühiselt?
no tundub, et praegu mõtteid ei tule, see on okei. Selle peale võib alati mõelda ja just nimelt, kui te hakkate siin oma artiklit kirjutama, et ma väga soovitan nende kahe komponendi peale mõelda ja sellele, et kuidas saaks neid siis oma loosse sisse põimida. Aga võib-olla liigume siis, kui hetkel ideid ei ole, siis liigume hetkel edasi ja lähmegi ühe väga olulise teema juurde, et kuidas seda sobivat teemat siis valida. No number 1 on, teate, ei ole mõtet raisata teil oma aega ja kirjutada lugu, mida mitte keegi lugema ei hakka. Ja on mõtet kirjutada, kui teil on ikka mingi kindel sihtrühm on meeles, kellele te kirjutate. Ja kuidas seda siis teha? Kõigepealt tuleb muidugi oma sihtrühma tuleb sügavuti, pane veel tagasi, sihtrühma tuleb sügavuti mõista, kellele te kirjutate. Koolilapsed, mingis kindlas piirkonnas, teie kodulinnas, koduvallas elavad inimesed või näiteks inimesed, keda seob mingi ühine probleem või huvi, prügikäitlemine, ettevõtlusega alustamine, keskkonnasõbralik mood, mis on nendel inimestel ühist, mis neid ühendab. Ja loomulikult olulised on ka vanus ja sugu ja kultuuriline taust, millesse nad usuvad, mis on nende väärtused. Ja väga oluline ka, kas selline keskkonnateadlik elustiil on neile juba loomuomane või on nad alles ikkagi üsna rohelised, ütleme nii, algajad sellel teemal, et peaks ikka neile midagi täitsa nagu uut teemat hakkama seletama. Millised on nende peamised vajadused ja väljakutsed? Inimesed loevad artikleid, loevad lugusid, mis neid puudutab, mis on neile tähtis. Kas on selleks kodukoha pargi korrastamine? Et näiteks kuskil oleks, emadele on tähtis, et nende lastel oleks kuskil, kus turvaliselt mängida. Või hoopis tahetakse alustada ettevõtlusega ja on soov saada ettevõtluse alustamiseks vajalikku infot. Või probleemid, et kust saaks kätte tervislikku ja orgaanilist toitu. Et millised on nende inimeste põhilised probleemid. Kui nüüd sihtrühm on selge, kui te teate, et kellele te kirjutate, siis on ka väga oluline mõelda asjakohasusele. Et mis on siis seotud selle sihtrühma igapäevaelu või tööalaste huvidega. Näiteks neil on väga kaugele tööle käia. Või on et mingid transpordiprobleemid, igapäevaelu, kes peab tõusma hommikul väga vara, kes sööb palju väljas, kes milliseid riideid kannab, kes mida saab endale lubada ja mida ei saa endale lubada. Kõik need asjad on faktorid, kui te mõtlete, millist teemat oma artiklile valida. Õige ajastus muidugi. Ei ole mõtet kirjutada teemast, mis on nii-öelda nagu juba läbi hekseldatud või juba vana teema. Ikkagi aktuaalsed trendid, kogukonnas olulised väljakutsed. No milleks kirjutada metsa koristamisest, mis juhtus eelmisel aastal? Ikkagi on mõtet kirjutada asjast, mis on antud hetkel selles kogukonnas aktuaalne ja väärtuse lisamine, mida teie lugu juurde annab. Ütleme näiteks, te kirjutate probleemidest, mis on teie kogukonnas prügikäitlemisega, aga miks mitte lisada lõppu mõned nipid? Kuidas seda asja paremini teha ja kuidas olla rohkem keskkonnateadlikum? Midagi lihtsat, mida inimene saab tõesti oma igapäevaelus samm-sammult rakendada. Järgmine slaid, palun. Ja kindlasti on ka abiks erinevad uurimused ja tagasisided, näiteks küsitlused ja arvamusuuringud Statistikaametil on teinekord väga huvitavad statistikat, mis teid siin aitab. Ja kogu teave siis teemade kohta, mis seda sihtrühma huvitavad. Et lähete siis sügavuti ja vaatate siis kas kvantitatiivset või kvalitatiivset infot, mis on juba sellel teemal saadaval. Ja millised teemad on varem saanud kõige parem tähelepanu? Ja mida on enne loetud ja millest on inimesed olnud huvitatud? Samast asjast konkreetselt ei ole mõtet enam kirjutada, aga midagi sealt edasi arendada, et sealt tuleb kindlasti vihjeid, et mis teie sihtrühma tegelikult huvitab. Sotsiaalmeedia, no täna ei saa sellest ikkagi absoluutselt üle ega ümber. Väga kasulik olen ma oma töös vaadanud,
on erinevates foorumites ja sotsiaalmeediagruppides, siis temaatilistes keskkonnagruppides, näiteks teie puhul, osaleda või miks mitte teie kogukonna Facebooki grupis, teie linna Facebooki grupis. Vaatate, millest inimesed räägivad, mis nende probleemid tegelikult on. Ja nagu me kõik teame, et sotsiaalmeedias on inimesed kõik julged ja ütlevad asju välja, mida võib-olla näost näkku öelda ei julgeks, et need probleemid, mis inimestel on, tulevad nendest foorumitest ikkagi väga selgelt välja, et miks siis mitte neid teemasid oma artiklites oskuslikult edasi arendada. Tundlikud teemad. Need, millest nagu väga ei julgegi rääkida ja väga ei tahagi rääkida. Aga oleme ausad, vahel on nendest ikkagi väga vaja rääkida. Kuidas seda siis teha? No ikkagi ettevaatlikult ja arvestavalt. Et mul on siin küsinud, et kas te oskate tuua mõnda näidet tundliku teema kohta. No ma võin kohe ühe öelda, mis mulle pähe tuleb, et teha nagu otsa lahti. Näiteks võtame sellise lihtsa asja nagu taastuvenergiaprojektid. Ja, et ühest küljest me teame, et seda on ju vaja, see on meie tulevik, aga teisalt ka seda me teame, et kohalik elanikkond on teinekord vägagi nende vastu. Jah, et see on väga tundlik teema, kui kuskil hakatakse tuulegeneraatoreid üles panema, et selle koha inimesed ei tarvitse üldse väga olla selle poolt, et kuidas kajastada niimoodi, et kõik arvamused oleksid esindatud ja läheneda väga vastuolulisele ja sellisele tõesti tundlikule teemale kuidagi delikaatselt. Mitte seda, mina ei soovitaks kunagi, et ärme sellest siis üldse kirjuta. Jah, kogukonna juhtidena ikkagi te peate ju tegelema ka ebameeldivate teemadega, aga lihtsalt läbi mõelda, et sõnal on väga suur jõud, et kuidas neid, et kuidas neid teemasid kasutada. Ja kaasavus muidugi, et kõiki sihtrühma elemente, kõiki peab see teema siis puudutama. Nüüd siis liigume edasi juba erinevate lugude juurde ja millist siis valida. Meil on siin, lihtsalt võtan kokku, siin on arvamuslugu, uudislugu, siis inimhuvilugu, mis eesti keeles ausalt öeldes kõlab natuke imelikult, inglise keeles siis human interest story, intervjuu, pressiteade ja nagu ütlesin, kui meil aega on, siis käsitleme ka sotsiaalmeedia postitust. Nii mõnedki põhimõtted on kõikide lootüüpide puhul samad. Et neid kordan ühe korra, kuigi need on väga olulised ja neid peaks võib-olla kordama kohe mitu korda. Kordamine on tarkuse ema. Sellest juba rääkisime, et ilma loo eesmärgita ei saa. Korraliku sihtrühma analüüsita ei saa. Iga loo puhul, olgu see arvamuslugu või olgu see uudislugu, te peate teadma, miks ja kellele. Teine selge ja lihtne keel. Sellest oli ka juba meil juttu. Ja kui teil on lugu valmis, siis väga hea mõte on anda see kellelegi toimetada. Kui on olemas kohe päris toimetaja, see on muidugi kõige parem variant, aga võib anda lugeda ka kolleegile, sõbrannale, lapsele, kellelegi, kes vaatab üle loo värske pilguga. Ise võid 10 korda lugeda ja ikkagi midagi ei näe, aga annad teisele inimesele lugeda ja sellest on siis kohe kõvasti kasu. Nii, aga läheme edasi. Ja esimene, ma mõtlesin, et siin on tegemist oma ala ekspertidega, nii et alustame siis kohe tegelikult loost, mida minu meelest täna käsitlevatest lootüüpidest on tegelikult kõige raskem kirjutada. Ja see on arvamuslugu. See on, daamid, teie isiklik seisukoht. Ja te esitlete end antud ala eksperdina. Mida te teate? Mida te tunnete hästi? Ei ole minul näiteks mõtet kirjutada arvamuslugu metallitööstuse olukorrast Usbekistanis, ja millest ma absoluutselt mitte midagi ei tea. Ja võin otsida infokilde siit ja sealt ja võin siin tehisintellekti kasutada ja midagi kokku panna, aga arukas lugeja saab sellest aru, et tegelikult ei ole siin mingisugust ekspertiisi. Teil, kulla naised,
on ekspertiisi siin grupis jalaga segada, aga see lihtsalt läbi mõelda, milles te olete tugevad, milles on teie ekspertiis. Arvamuslugu ei ole mitte mingisugune uudisartikkel. Siin saate julgelt väljendada siis oma tõlgendusi ja argumente ja eesmärgiks siis veenmine ja informeerimine. Arvamusloo puhul tõesti seda meelelahutuse komponenti võib-olla on vähe ja ei ole mõtet ka liiga pikalt kirjutada. Umbes keskmine pikkus arvamuslool on selline 800 kuni 900 sõna. Ma küsin vahele siit, eks, et kui palju see umbes on see 900 sõna, et Ta on 1,5 ikka, lehekülge? jah, et rohkem, et pikemalt ei ole mõtet kirjutada, et alati tuleb mõelda, kui sa kirjutad 5 lauset tavaliselt, kas ma saan öelda seda 3-ga. Ja kui 3 on kirjutatud, mõtled, kas saada 1-ga. Mina nüüd lugesin siin näiteks ühte arvamusartiklit, võin kohe näiteks tuua, et siin Tõnu Mertsina artiklit lugesin, kestlikkusuudised.ee on selline veebileht olemas. No tema oli küll väga pika pealkirja pannud, seda mina muidugi ei soovitaks. Kliimaeesmärkide täitmine on vajalik, aga konkurentsivõime ei tohi väheneda. Vot selline tugev ja mitte väga populaarne arvamus võib-olla, aga Tõnu Mertsina on Swedbanka peaökonomist. Nii et tegemist on eksperdiga. Ta teab, millest ta kirjutab. Ja, et ma lugesin tema artiklit ja ei olnud alati nõus võib-olla, aga ta esitas häid argumente, et ta kirjutas sellel teemal, millest ta on ekspert ja millest ta on tugev. No täpselt, et see on ka see, et kui me rohesaadikutena räägime, et võib-olla ma isegi ei tunne täna, et ma olen mingis valdkonnas mingi tohutu proff või ekspert, aga me rääkisime eelmisel webinaril ja kirjutasin teile ka, et sa mõtleks selle peale, et mis on need valdkonnad, kus sa tahad ekspert kas täna olla või tulevikus olla ja kuidas seda arendada. Et kuskilt peab pihta hakkama. Et mina samamoodi ühel hetkel minu teemadeks on rohkem naisjuhid, naised otsustamise positsioonidel, et ega sa alguses kohe ekspert ei ole, sa pead kuskilt pihta hakkama. Ja et selles mõttes on see päris raske kirjutada, aga tõesti väga õige, mis sa Ingrid ütled, see on isiklik seisukoht. Aga selle kirjutamine on päris raske, sa pead nii palju kursis olema peale selle, eks ju, mis teised on teinud, aga omama oma isiklikku arvamust, aga julgustan kõiki meie tänaseid rohesaadiku programmi kuulajaid mõtlema selle peale, et mis on see sinu ekspertsuse valdkond või et mille poole sa püüdled, et kui täna veel ei ole. Ja millesse te usute ja milles on teie kirg. Teate, naised, te kindlasti teate, et just naistel on probleem sellega, et endasse piisavalt ei usuta. Ja, et tegelikult teil on seda ekspertteadmist küll ja küll. Aga väga sageli mõeldakse ikka, ma ei tea ikka, mis ekspert võib-olla nii väga mina olen või ikkagi võiks rohkem teada. Ei, tuleb julgelt minna ja selline piiravad uskumised, limiting beliefs on ka väga sageli öeldakse mulle, kui ma palun inimesel midagi kirjutada. Ma ei ole kirjutaja. Mina ei oska kirjutada. Ma juba koolis ei osanud kirjutada. Kirjutamine ei ole midagi sellist, mida ei saaks õppida. Kui teil on tööriistad antud ja kui teil on aega ja kui on tahtmist, siis absoluutselt kõik inimesed on võimelised kirjutama korraliku loo. Olgu selleks siis arvamuslugu, uudislugu või midagi muud. Nii et see, et ma ei oska kirjutada või mis ekspert mina olen, et sellest tegelikult peab lihtsalt üle olema ja nagu Ester ütleb väga õigesti, tuleb lihtsalt pihta hakata. Ja mis on teie kirg? Kuidas seda head arvamuslugu siis kirjutada? Loomulikult aktuaalsus. Te kirjutate millestki sellest, mis on oluline, mis on aktuaalne ja keskendute faktidele ja sündmustele ja esitate ja vaatate ka, kuidas seda on siis hiljuti meedias kajastatud ja kas see lugu üldse siis sobib teie lugejaskonnale ja muidugi väga oluline, mida ei ole varem öeldud. See ei ole referaat. Arvamuslugu ei ole sellest, mida teised on juba öelnud. Ja kõige olulisem, miks just nüüd? Miks te sellest täna kirjutate? Mida te selle teema kohta usute? Mida te propageerite?
mis on teie eriline vaatenurk ja mis on see peamine sõnum. Näiteks, kui teie räägite mulle, millest te tahate kirjutada ja mina küsin teilt ainult ühe küsimuse. Ma ütlen, ja siis, mida te selle peale vastate? Ja siis ütleme, et kliimaeesmärkide täitmine võib viia majanduslanguseni. Ütleme, et on selline argument. Ja mina küsin selle peale, ja siis, mida te selle peale vastaksite ja miks on see teema oluline? Jääge ikkagi ka muidugi ühe teema või argumendi juurde, ärge liialt laiali valguge ja kõigest püüdke rääkida. Jätke see selline läbiv joon, peab olema see üks teema ja argument, mida te teate ja väga ka arvamuslugude puhul aitavad isiklikud lood. Miks see on teile oluline? Miks teie Eesti metsa tuleviku pärast südant valutate? Ja miks te oma kogukonna probleemide pärast südant valutate? Sellel on isiklik, te olete seal üles kasvanud, te teate, te olete seal töötanud, te olete ise neid asju kogenud ja kindlasti tuleks need isiklikud lood ka sinna arvamusartiklisse sisse panna. Lühike ja köitev pealkiri, no tõingi teile mitte just väga hea näite, lugu ise oli hea, aga pigem peaks pealkiri olema ikkagi lühike, mitte lohisev, et sellise 5-6 sõnast peaks täiesti aitama. Ja ikkagi faktid, näited ja loogika, seda inimesed hindavad. Nad näevad, et te olete ekspert, teil ei ole tuline pea, nagu öelda, et te ikkagi teate, millest te kirjutate ja te kirjutate sellest rahulikult ja kaalutletult. Ja kindlasti tuleb ka tunnistada teistsuguseid seisukohti. Muidu ei ole arvamuslugu tasakaalustatud. Mina räägiks vastandlikest seisukohtadeks, ütleks, mina arvan nii, aga arvatakse ka nii ja nii. Tunnistate neid ja seejärel, kuna tegemist on arvamuslooga, loomulikult ka kummutate. Miks teie arvamus on see, mis ütleme niimoodi diskreetselt ja targalt, aga miks see peaks peale jääma? Ja kokkuvõttes arvamusloos peaks alati olema mingi tegudele kutsumine. Ja mida nüüd siis teha ja kuidas siit siis edasi minna? Nii, nüüd oleks siis praktiline ülesanne, et jagaks inimesed gruppidesse, võib-olla, et saaks mõelda natuke siis nendele teemadele, et nagu me siin juba küsisime, et millisel alal teie tunnete, olete ekspert või liigute selles suunas. Ekspert võib-olla ongi hirmutav sõna, ütleme, millisel teemal tunnete te ennast kindlalt. Ja kui te peaksite täna ja kohe nüüd peale meistriklassi arvamusloo paberile panema, mis oleks selle teema ja pealkiri? Ja et jätke see, kui ma jagan teid praegu break-up ruumidesse circa sinna 10 minutiks, siis jätke see, kuidas öelda, see küsimus meelde, kuna see slaid ei tule sinna break-up ruumi kaasa. Ehk siis, mis sa arvad, et mis see sinu valdkond on, kus sa tahad olla või oled juba täna ekspert ja mis võiks olla see arvamusloo pealkiri, äkki ka võib-olla mingi, kuidas öelda, Ingrid, alguses esimene lause või midagi sellist. Aga ma nüüd püüan siit minna tehnika juurde ja jagada teid break-up ruumidesse. Meil on siin praegusel hetkel 34 inimest, nii et ma panen 5 kaupa teid siia. Kuidas ma siit, oota, 2, 3. Kohe üks hetk läheb aega, et saate vahepeal hinge tõmmata. Et jagasin kõik siis ruumidesse ja peaksite saama kõik siis liituda. Ja 15 minutit on teil aega, et olete siin 5-6 kaupa, et erinevalt siis. Nii, et ma panin aja käima, Ingrid, väike paus siis. Saab teed võtta.
nii, kõik tulevad kohe tagasi. Kohe tahan kuulda, Ja, millistele ekspertidel on täna au esineda. ja täpselt nii. Ester, millest sina kirjutaks täna arvamusloo? Ma kirjutaksin võib-olla just seda sellel teemal, et nagu naised üksi ka ei saa neid probleeme lahendada, et on vaja nagu luua kogukonda, et on vaja mehi ka kaasata ja kogu kogukonda, et oleks naisi rohkem võtmepositsioonidel, et kus on mehed. Et kõikidele konverentsidele, kus teemasid räägitakse, on ainult naised kohal. Võib-olla selle nurga alt. Hea ja vajalik teema. No nii, tere tulemast Nii. tagasi. Väga tahan kuulda nüüd meie vaikselt ja viisakalt rahvalt. Kes tahaks jagada? Mina võin täitsa jagada, kui teised on nõus meie rühmast, et esiteks me avastasime, et meil on ägedad naised Torgust Narvani, et tehke järgi. ja nii-öelda merebioloogiast laste loodushariduse raiskamise, võib-olla nii riigi raha kui loodusressursi nii-öelda Narva ja spetsiifilise prügimajanduse ja nagu hästi erinevaid teemasid ja meie jõudsime natuke rääkida ka võib-olla sellest, et mis praktiliselt võiks aidata, et kuidas paremini struktureerida asju ja millele nagu keskenduda. Aga Evelin, millest teie kirjutaks täna loo? Mis oleks selle loo pealkiri? Kui te nii julge olite, et juba rääkima hakkasite. Ja, ma ennem ka ütlesin, et ma ilmselt olen natukene ebavõrdses olukorras kirjutamise mõttes, et ma lihtsalt olen sunnitud, eks ju, oma töö ja hobide tõttu peaaegu igapäevaselt kirjutama, eks ju, erinevaid tekste. Ja mul on neid ka kuskil toimetustes ilmumisjärjekorras, aga praegu on kirjutuslaual võib-olla niisugune ambitsioon on nagu tõsisem tüvitekst kirjutada sellest, kuidas Euroopa Liidu rohepoliitikat on andnud meile hoopis teistsuguse teeraja ette, hästi eesmärgipärase ja sisulise võrreldes sellega, mis Eesti on valinud. Et Eesti on tegelikult rakendanud rohepoliitikat, teinud sellest niisuguse pruunipoliitika, mis ei vasta tegelikult ühelegi nii-öelda raamnõuetele, et see on sisuliselt 180 kraadi sellele vastu. Ka mõned tundlikud teemad. Kuidas? Ka mõned tundlikud teemad tulevad siin arutusele. Väga huvitav. Mina, Evelin, igal juhul ootan väga teie loo lugemist. Tegin endale juba mentaalse värgi, et väga ootan siis tubli ja kogenud kirjutaja lugu. Muidugi kõikide lugusid, aga ma suur tänu jagamast ja see on tõesti nii tore, mitte tahtsin öelda uskumatu ja kohe tahtsin parandada ennast, miks mitte uskumatu, vaid vägagi usutav ja väga tore, et siin on eksperte koos siis tõesti nii paljudelt aladelt. Kas tahaks veel keegi jagada? Tead, ma korra tulen sisse, vabandust, Olga olen, aga ma tahaksin Kristelile, mul tuli idee, Kristel rääkis, et ta soovis teha riiete valdkonnas mingit uudist ja ma ikkagi võtan elust enesest. Minul on sõbranna stilist ja ema, kes lihtsalt ostab, ta ei käi tööl ja tal on ainus viis, ainus selline tore on käia, aga õnneks ta käib seal taaskasutuskeskuses ja ostab endale kogu aeg riideid. Ja siis võikski olla, et stilistid lähevad kodudesse ja tasuta natuke, ma ei tea, poole tunni kaupa aitavad natuke sorteerida ja võtavadki need riided kaasa. Ja tihtipeale need riided on sellised nii ilusad asjad, mida tegelikult stilistid oskavad pärast ära kasutada. Et temal oli nii seinast seina mingid litreid ja ma ei tea, mis asju. Ja mul sealt sama sõbranna praegu käib nendes nagu ema riietes, need on väga ilusad.
et sellist kampaaniat võiks riietega teha, jah. Ja minul on ainult üks küsimus, Olga, et kas tulevad need eksperdid ja stilistid ka Maltale? Maltale. Minu kapis võiks küll teha ühe suurpuhastuse ja väga oleks abi vaja. See on suurepärane ja väga praktiline idee, et on tugevad arvamust siin, on näpunäiteid, et mida võiks teha ja kindlasti selle loo lõppu tõesti paneks, kui ei ole seda stilisti kuskilt võtta. Ütleme, mõned põhimõtted, lihtsamale inimesel siin, kuidas siis ise võib-olla üritada selle kapi koristamise tööga algust teha, aga väga vajalik teema. Suurepärane. Aitäh, suur tänu, Olga. No siit tuleb nii häid ideid kohe, et... Kes veel? Jagame veel. Teeme üks jagamine veel. No kes on esirea naised siin? Meie ettevõtlikud kõik. Ta tundub, et ole hea, väga tore, Mari. Nii küll ei ole kaamerat, sest et ma olen hommikumantlis ja haige. Aga ühesõnaga, kuna mina viin coaching uid läbi looduses ja olen loonud nüüd naistele programmi närvisüsteemi tasakaalustamise teemal, kus ma kaasan erinevaid, ühesõnaga mul on 2 eksperti seal lisaks peale endale veel. Üks ekspert on siis psühholoog ja teine on kehapraktik ja eesmärk sellel programmil on aidata siis lisaks looduscoachingule, mida ma ise teen, aidata naistel siis oma närvisüsteemi reguleerida. Siis mulle tundus loogiline kirjutada selline artikkel või arvamuslugu nagu loodus kui närvisüsteemi rahustaja. No Mari, teil on väga huvitav ja väga unikaalne ekspertiis. Et sellest, ma arvan, tahaks väga paljud lugeda. Et väga huvitav ettepanek. Juba ma loodan, et teil vaikselt tekib ka siis ideid, millest siis seda kodust ülesannet või milleks on artikli kirjutamine. Siin suurt saladust ei ole praegu. Ma juba kuulen, et siit on ikkagi väga häid ideid. Nii Elisaveta esteetiline ja keskkonnasõbralik kodu. Jällegi väga vajalik teema ja laia kandepinnaga ka, et paljud inimesed oleks huvitatud sellest. Väga hea, no sinna meie liigume edasi, aga kui veel ideid tuleb, see chati saab neid kirjutada ka, et mis teemadel te ennast kindlalt tunnete, juba natuke mõelge sellel suunal ka, et millest te siis oma kodutöö kirjutate. No sellest räägime pärast pikemalt, muidugi. Tänan jagamise eest ja liigume siis slaididega, Ester, edasi. Ma panin uudislugu juba peale. Uudislugu, jah, sa jääd jagama, meil ei ole näha seda. Ei ole näha või? Sinu kaunist nägu vaatame, mis on ka tore, aga kui saaks lasteriiete bränd, mida... Ja, kuidas olla väike bränd, väga hea ekspertiis. No nii, nüüd on näha, eks ju. Ja väga hästi, aitäh. Nii, aga siit liigume siis edasi. Uudislooga rääkisime arvamusloost. Ja uudislugu hoopis teine ooper. Aktuaalne ja oluline teave, see on arvamuslooga sarnane, aga keskendume siis faktidele, mitte oma arvamusele. Informatsiooni tuleb esitada objektiivselt. Ja las lugeja kujundab siis oma seisukoha. Ja selles mõttes on raske uudislugu kirjutada, et sinna tõesti tegelikult ikkagi ei tohiks oma arvamust sisse panna. Et kui juhtub midagi olulist teie kogukonnas, millest te tahate kirjutada, siis mina näiteks viimane uudislugu, mida mina Eestis keskkonnateemaline lugesin, see oli eilsest err.ee, selline lihtne, aga natuke nagu kurb lugu. Kiviõlis põles lahtise leegiga keemiatööstuse hoone. Indrek Kiisleri lugu, et tal on uudisväärtus ja ta kirjutas sellest mingis mõttes ikkagi kiretult, et mis need faktid siin on, mis täpselt juhtus ja mis nüüd saab. Kuidas head uudislugu kirjutada? Põhiküsimused jälle. Kes, mis, kus, millal, miks, kuidas? Inimesi huvitab see, mis täpselt juhtus. Ja loomulikult kõige tähtsam teave andke esimesena.
nagu te ise teate, kui palju lugusid teie ise lõpuni loete? Kui hea on teie tähelepanuvõime? Alustate millegi lugemist, kas te ka sinna lehekülje lõppu või uudisloo lõppu jõuate või tuleb midagi muud ette, tuleb keegi teine enne midagi küsima, algab koosolek, tuleb muu ülesanne peale, aga kõige tähtsam teave ikkagi esimesse lausesse ja esimesse lõiku. Ja loomulikult siis objektiivsus ja täpsus, et ei ole siis mingis mõttes fake news, ja et see asi siis tõepoolest toimus ja te esitate siis seda nii palju kui, nii täpselt, kui teil see võimalik on. Ja uudislugu on kindlasti lühem kui arvamuslugu. 200-250 sõna. Sellega peaksite te olema võimelised kõik olulise ära ütlema. Kui on pikem, siis tehke lühemaks. Ma küsin korra Ingert juurde ka, et sellise uudisloo väärtusega asi, et ma võin seda jagada ka sotsiaalmeedias ja küsida sinna nagu arvamust teiste käest või mis teised nagu arvavad sellest või et mis nüüd saab või midagi ka või et... Ja, ei, absoluutselt, kui kindlasti inimesed ka tänapäeval ju on ajalehtedel, on veebileheküljed, inimesed saavad seal kommenteerida ja arutada. Loomulikult sotsiaalmeedia püstitus võib olla samal teemal. Täiesti samal teemal, mis on uudislugu, aga sotsiaalmeedia postitus peab olema veel lühem. 200 ja kuni 250. Kui on tõesti mingi väga oluline, oleneb sotsiaalmeedias, näiteks LinkedIn, 200 kuni 250 sõna on okei. Ja, aga kui me räägime siin Facebookist või Instagramist, siis kindlasti see on liiga lohisev, see on liiga pikk. Et tuleb lihtsalt kirjutada see ümber. Ja, aga absoluutselt võimalik. Nii, aga liigume edasi. Nii, me siin eraldi ruumidesse ei lähe, aga võib-olla lihtsalt natuke mõtleme kaasa, et mina olen Eestist kaugel näiteks, et mis teie arvate, et mis see Eestis kõige põletavam keskkonnateema on? Kas siis Eestis, teie kogukonnas või miks mitte ka rahvusvaheliselt, aga võib-olla rohkem keskendume hetkel Eestile? Ja millest teie sooviksite uudislugu kirjutada? Kas tahaks kirjutada? Ja, täpselt, jagage chat ja keegi võiks jagada ka laiemalt. Võtke julged sõna. No metsa puhul on ju ikkagi see, et kas raiuda või mitte raiuda. Saaks on tuulikute teema päris põletav hetkel. Jah, neid ma oleks ka mina välja pakkunud, need tunduvad ka kaugelt vaadates üsna põletavad. Mina jagan juurde tekstiilijäätmed, mis nendega ikkagi teha ja kogu see recyclingu pool ja see on ka päris aktuaalne. Mina tahaks ka tuua välja selle tekstiilijäätmed, sellepärast, et nüüd tegid nagu jäätmeseaduses ju selle, et peab eraldi koguma ja peab eraldi neid hoidma. Ma olen ise käinud prügilas ja näinud, kuidas neid hoitakse ja mis nendega saab, et tegelikult võiks teha selle kohta sellise uudisloo, kus on näha, mis nendega tehakse. See on väga hea teema ja siin mina kindlasti näen potentsiaali ka arvamuslooks. Et sellest saab kindlasti uudise, aga ka nagu veel edasi arendada sealt võib-olla, et seda arvamuslugu teha. Et oleks täitsa võimalik. Ja siis ma mõtlen ise ka, mina mõtlen omalt poolt ka veel, nagu kui see kevad on käes, tänagi on hästi ilus ilm juba Eestis, meil on siin, kui sul on ikka 18-15 kraadi, see on juba super, et kogu see ise taimede kasvatamine, kogu see permaaiandus ja kogu see pool ka, et see läheb ka selle roheteemaga ilusti kokku. Et see on hästi aktuaalne praegu, kuna näpud mulda, et see on Eestis hästi selline inimlik ja paljusid kõnetav teema. Ja siin vaatan chatis tuli välja põhjavee teema, looduse taastamise teema ja säästmise teema. Et kõik on olulised teemad, tekstiili sorteerimine jälle, ka Narvas ja üleüldiselt. See tundub tõesti Eestis olevat selline üsna oluline teema, et teemadest puudu kindlasti ei tule. Nii Helenilt väga huvitav ka, et keskkonnapoliitika ei toetu keskkonnateadustele jällegi, aga rohkem see oleks arvamuslugu. Minu meelest on potentsiaali, et teha sealt arvamuslugu. No igal juhul mõtteid siin
grupis on, nendest puudu ei tule. Aga edasi, naised liigume ühe väga põneva lootüübiga, milleks on siis see inglise keeles human interest story või siis inimhuvi lugu. Ja see on selline žanr, mis siis keskendub siis kas üksikisikute või gruppide kogemustele, väljakutsetele, saavutustele ja just siin on koht siis emotsioonil. Ja et esitada seda siis niimoodi kuidagi kaasa haaraval viisil. Ja sellised märksõnad nagu empaatia, motivatsioon ja inspiratsioon, mida me kindlasti ei kasuta uudisloo puhul. Uudislugu, objektiivsus ja täpsus, aga siin võib lasta oma sulel lennata. Ja mõte on ikkagi seda inimestele seda motivatsiooni ja inspiratsiooni pakkuda. Ja keskenduma peaksime siin isiklikele narratiivide. Loomulikult võite alati kirjutada endast. Ja, alati võib kirjutada endast, aga võite ka kirjutada inimesest, kelle vastu teil on huvi või kellel on midagi põnevat öelda. Ja siin me siis tõesti analüüsime teemat sügavamalt ja just nimelt siis nende inimlike kogemuste kaudu. No see lugu võib olla siis kõige pikem. Võib lühem inimhuvi lugu 300, aga kui on ikka päris selline suur projekt ja ettevõtmine kuni 3000 sõna. Teie ei pea kirjutama koduses ülesandes 3000 sõna, aga kui kunagi tuleb selline võimalus, et väga huvitav teema, siis kindlasti võib seda ka teha. Nii, aga liigume edasi. Mis see inimhuvi lugu siis on, mida peaksin silmas pidama? Emotsionaalne kaasatus. Ja see loomulikult aitab lugejal paremini samastuda siis inimeste ja olukordadega. See samastatavus, mida ütleb inimene? Ka minul juhtus nii. Ka minu emal oli nii. Meie klassis oli nii. Meie koolis oli nii. Meie kogukonnas juhtuvad sarnased asjad. Ja siis tekib huvi ja siis loetakse ka see pikk lugu teil lõpuni. Pehmed uudised. Mis need pehmed uudised siis on? Sageli on siin ikka natuke sellist meelelahutuslikku eesmärki ka. No midagi on ju vaja vahelduseks ka nendele tõsistele uudisteemadele. Ja mis siis kõige levinumad teemad on? Isiklikud triumfid. Keegi on mingist suurest väljakutsest üle saanud. Heateod. Alati väga meeldib inimestele lugeda heategudes, kuidas kellelgi läks halvasti ja siis tuli kogukond appi ja nüüd on kõik paremini. Või siis unikaalsed eluviisid või hobid. Ja, et mida on meie hulgas inimesi, kes elavad ikkagi väga erilist elu ja neil on midagi väga huvitavat meile öelda, et seda siis kajastada. Mina lugesin küll hiljuti ühte lugu, mida ma otseselt ei ole ühest inimesest, aga siis on Rein Pärna artikkel Eesti teadussaavutused aastal 2024. Mõtle, et see oleks ju nagu uudislugu, aga ei olnud. Seda oli avatud selliseid inimhuvi võtmes, et kui võimekad on meie teadlased. Lugu ei olnud ühest inimesest, vaid mitmetest erinevatest teadlastest ja teadusasutustest ja igasugustest väga põnevatest ja natuke naljakatest teadussaavutustest ja on siis Postimehes ilmus ja mina kohe lugesin huviga lõpuni ja mõtlesin, väga hästi on kirjutatud võib-olla üsna sellisel kuival teemal. Ja, et inimhuvi lugu võib tõesti siis kirjutada väga erinevat moodi. Nii, liigume edasi. Nii siis mõtleme, et jällegi võib siis jagada, et millised need rohelised teemad on, et millest võiks kirjutada inimhuvi lugusid. Kõige lihtsam on küsida, et kas teil on lihtsalt mõnda inimest teie kogukonnas, teie oma perekonnas võib-olla, kellel oleks midagi olulist teie sihtrühmale öelda. Just rohelistel teemadel, kuna see on meie fookus. See on kellelgi midagi jagada. Kellest te tahaksite kirjutada? Mis nähtusest? Emotsionaalselt, empaatiliselt, kaasahaaravalt. Ma väga loodan, et koduses ülesandes mõni siin osaleja võtab inimhuvi loo endale kirjutamiseks. Kellegi raadiot kuuleme seal taga.
aga muidu on üsna vaikne. No nii, no kui võib panna, siis kui tuleb hiljem mõtteid, siis saab neid sinna chatti ka panna. Nii järgmine, kui me hakkasime juba siin rääkima inimestest, vaadake, ega need lood nüüd ka, millest me siin täna räägime, need erinevad lood, ega need ei ole ju ka kõik nüüd eraldi kastides. Ja me võime kirjutada inimhuvi lugu ja teha seda näiteks osaliselt intervjuu kaudu. Ja me võime panna kokku arvamusloo ja sinna juurde seda isiklikku kogemust ja empaatiat. Nii et alati ei pea täpselt mõtlema ainult ühe lootüübi peale või võib panna ka mõned seal niimoodi natukene kokku. Aga intervjuu siis põhimõtteliselt on ikkagi eesmärgipärane, te teate, miks te seda teete, küsimuste ja vastuste põhine vestlus. Kuidas siis seda köitvat intervjuud kirjutada? Siin on kohe nagu mitu faasi. Hakkate valmistuma juba enne ju. Kui te teate, et te kedagi intervjueerite, te ei lähe ju sinna lihtsalt kohale või ma ei tea, telefoni otsa, ilma et te sellest asjast mitte midagi ei teaks. Kogu teave, mis võimalik on intervjueeritava kohta, kui te näiteks räägite tema ettevõttest, te kindlasti käite ära seal ettevõtte veebilehel, uurite, mida on selle kohta kirjutatud, head või halba või vastandlikku, võib-olla isegi tundlikku informatsiooni ja valmistate selle põhjal ette siis läbimõeldud küsimused ja seate endale kindla eesmärgi, millist lugu te soovite jutustada. Siin ma muidugi kohe hoiatan ette, et intervjuu puhul eriti, kui te seate endale kindla eesmärgi, arvestage sellega, et see võib teil tegelikult intervjuu jooksul muutuda. Et inimene, teie intervjueeritav, võib teid vägagi üllatada, et hoidke selles mõttes nagu kuidagi avatud meelt. Intervjuu ajal on hästi oluline, et teie vestluskaaslasel oleks mugav ja mõnus. Et te loote selle atmosfääri, kui te kohtute kuskil, kus see inimene tunneb ennast mõnusalt, nagu ei pea olema tema kodu, aga nagu omas kodus, sest kui ta ei tunne ennast hästi, siis ta ennast ka teile põhimõtteliselt ei ava. Aktiivne kuulamine. Siin ma mõtlesingi seda, et see loo eesmärk tegelikult võib vahel muutuda. Kuulake, mida ta teile räägib ja kuigi teil on läbimõeldud küsimused ette valmistatud, ärge hoidke nendest kramplikult kinni. Kui te näete, et intervjuu lihtsalt läheb nagu teises suunas, siis ikkagi tuleb sellega kaasa minna. On mingid olulised küsimused, mida tuleb küsida, aga kui inimene selgub, et tal on hoopis teine eesmärk endal võib-olla või ta on hoopis keegi teine, ta ei kujutanud ette, et ta on üldse selline, siis tuleb sellega kaasa minna ja sellest siis aitab aktiivne kuulamine. Ja loomulikult tuleb see intervjuu salvestada või põhjalikke märkmeid teha, ega muidu pärast te korralikult seda kokku kirjutada ei oska. Nii, Ester, järgmine slaid, palun. Ma küsin siit, kohe lähen. Ei taha minna. Ma tahtsin küsida sellist asja siia vahe, et kumb on tähtsam, kas teema või intervjueeritav? No mina ütleks ikkagi intervjueeritav. Et oleneb tundlikud, kui on tundlikud teemad, siis mõnikord on nii, et teie tahate väga mingil teemal rääkida, aga intervjueerija mitte sugugi ei taha nagu libe kala, muudkui libiseb teie käest ära, ei taha mingitel tundlikel või keerulistel teemadel rääkida, siis muidugi peab proovima saada neid vastuseid. Aga kui inimene ikkagi üldse keeldub mingitel teemadel rääkimast, siis mingis mõttes olete nõus, see on ka teile vastus juba. Okei. Ja kui siis intervjuu on tehtud, siis tuleb see krempel kõik kokku kirjutada. See on kõige pikem ja kõige keerulisem töö muidugi. Ja kuidas siis leida selline köitev vaatenurk, et mis on selle loo keskne mõte. Jällegi peab olema väga tugev algus. Ja peab olema tugev algus. Alustaks mina siis nagu näiteks, pane tagasi ole hea. Vabandust. Alustaks siis näiteks mõne põneva tsitaadi või täiesti ootamatu stseeniga.
No ma ei kujuta ette ootamatu stseen, mis paneks inimest rääkima, et läksin Estrit intervjueerima ja leidsin ta oma hoovis õunapuu otsast. Ja, või et rippus pea alaspidi kuskil, on ju. Ma juba hakkan lugema, et kes see Ester on ja mis ta nagu teeb või mingi sellise vastandliku ja natuke ootamatu tsitaadiga ja midagi, mis mind köidab ja mis mind paneb nagu edasi mõtlema, et ma tahan sellest intervjueeritavast rohkem teada. Loomulikult tuleb anda taustateavet jällegi. Teie tunnete seda intervjueeritavat läbi ja lõhki. Ja, aga inimene, kes loeb, mina võib-olla ei ole Estrist mitte midagi kuulnud veel. Ja ma tahan teada, kes ta on, mis ta teeb, et teie arvate, et see informatsioon on nagu ekstra või liiast, aga tegelikult teie sihtrühmal ta tegelikult seda ei ole. Kasutage isikupäraseid tsitaate, niimoodi nagu inimene ise rääkis ja säilitage see intervjueeritava hääl. See on tavaliselt mulle kõige keerulisem, kuna ma olen väga palju tekste ise toimetanud. Ma tahan kohe ära toimetada ja kui inimene ütleb võib-olla midagi nagu naljakalt või minu meelest nagu võib-olla mitte päris grammatiliselt õigesti, siis minu esimene instinkt on see kohe ära parandada ja korralikku eesti keelde panna. Aga see on intervjuu. Me peame edasi andma ka selle inimese isikupära, mitte et ta paistaks naeruväärsena. Seda absoluutselt loomulikult tuleks vältida. Aga kui tal on eriline keelekasutus, siis pidage sellele kiusatusele vastu ja ärge võtke neid erilisi kõnekäände ja neid ütlusi ja seda keelekasutust sealt välja, sest see just teeb intervjuust selle erilise kirjatüki. Nii, liigume edasi. Ja nüüd räägime natuke sellisest nagu tehnilisemast poolest, et milliseid intervjuusid. Kõige lihtsam, kui võib-olla väga kogemust ei ole intervjuu kirjutamisel, esimeseks näpuharjutuseks, kõige kergem selline küsimus-vastusvorm ja sobib eriti hästi veebis. Ja kus on tekst, peab olema ka hästi liigendatud, muidugi. On küsimus, on vastus, on küsimus, on vastus. Või siis narratiivne vorm, et on need tsitaadid, aga on läbi siis põimitud üldise tekstiga. Et seda võib-olla on natukene keerulisem kirjutada, aga miks mitte ka töötab hästi. Või siis selline hübriidvorm, et on sissejuhatus ja taustalugu ja siis tuleb see küsimus ja vastuste vorm. Tavaliselt seda ei ole vaja kohe ära otsustada. Ja seda vaatate, mis materjali teil on, et kuidas sealt kõige paremini välja tuleb. Mõni inimene, mõni intervjueeritav on muidu väga põnev ja tõesti huvitav inimene, aga väga kidakeelne näiteks. Et siis tuleb vaadata, et kuidas natukene nendele luudele, mis intervjueeritava poolt on antud, kuidas sinna liha veidi peale kasvatada, et võib-olla siis selline hübriidvorm. Aga kui inimene on mahlaka keelekasutusega ja räägib palju ja räägib hästi, siis see küsimuse vastuse vorm on ka niimoodi okei. Nii, praktiline ülesanne, aga me eraldi ruumidesse sellepärast ei lähe, et jällegi tahaks teist kuulda siin grupis võib-olla, et intervjuu puhul on väga oluline esitada siis avatud küsimusi, mis tähendab, et neile ei saa vastata ei või jah. Kas teile Porsche meeldib? Jah. Kas teile mood meeldib? Jah. Ei. Selle intervjuuga just nagu väga kaugele ei sõua. Küsimused peavad olema sellised, et nendele ei saa vastata siis ei ega jaa, vaid peab midagi rohkem ütlema. Näiteks, kui meil on naisterahvas istub meie kõrval, kes siis hiljuti lõi keskkonnasäästliku moebrändi, pakkuge välja üks küsimus, mis oleks sisukas ja huvitav. Nii, milliseid väljakutseid oled seni kohanud ja kuidas oled neist üle saanud? Jah, sellele kindlasti ei saa vastata. Jah, sellele peab ikkagi just see väljakutse, väga hea küsimus. Ja, et kui te mõtlete sellele, siis on oluline, et inimene räägiks nii palju kui võimalik. Kuidas sa selleni jõudsid? Ja, mis ajendas? Väga head küsimused. Ma tunnen, et siin on absoluutselt põhimõte on teil selge ja loodan ka, et siis mõni põnev intervjuu siit kodustest töödest ka tuleb. Nii, aga võime edasi hetkel liikuda
No pressiteade, neid tuleb teil kogukonna juhtidena kindlasti välja saata. Kas see pressiteate kirjutamine nüüd üks põnev ja loominguline protsess on? Noh, pigem mitte. Seal on ikkagi rohkem, on minu meelest matemaatikat kui loomingut, aga see on oluline ja kuidas kirjutada sellist pressiteadet, mida siis väljaanded avaldada tahaks. Teate, kui palju nemad saavad neid pressiteateid igas päevas, kuidas nad siis otsustavad, et mida avaldada ja mida mitte. Jällegi, ei ole mõtet kirjutada sellist pressiteadet, mida keegi avaldama ei hakka. Pressiteatega siis te informeerite, teavitate meediat ja avalikkust mõnest olulisest sündmusest või algatusest ja kindlasti siit sellest grupist tuleb siis neid algatusi palju. Kuidas seda tabavat ja avaldatavat pressiteadet kirjutada? Ideaalne pikkus umbes 1 lehekülg. Ja ärge kirjutage pikemat. Seda ei jõua ajakirjanik lugeda ja ei jõua keegi avaldada. Nii umbes 300–400 sõna. Ja esimene asi, mis selle loo uudisväärtus siis on? Ja pealkiri peab olema lühikene ja tabav ja ta kirjeldab seda pressiteate põhiteemat. See ei ole ilukirjandus, daamid. Ja siin ei ole vaja sellist keerukat ja sellist kunstipärast pealkirja. See, millest tuleb jutt hiljem, seda täpselt peab see pealkiri ka kirjeldama. Ja kõige tähtsam on muidugi see avalause. Võimegi edasi liikuda, Ester, järgmise slaidi peale. Muidugi, kus ja millal on pressiteade välja antud, see loomulikult, aga avalause, see otsustab sageli, kas üldse hakkab seda keegi avaldama või mitte. Ja 15-20 sõna peaks kokku võtma kogu selle loo. Nii, ja üks hea nipp, mida mina olen kasutanud pressiteadete kirjutamisel, on selline, et kujutage ette, et teie lugu kajastatakse kas siis televisioonis või raadios. Ja saatejuhil, palju tal on aega anda ülevaade sellest loost. Umbes 5-6 sekundit. Selleks, et iga teema sisse juhatada. Näiteks selline. Ja kohe tuleb juttu sellest, miks üks naine Pilistveres veedab kõik laupäevad metsa koristades. Kõik. Ja see ongi teie avalause. Ja sealt edasi tuleb siis juba jutt, hakkate seda täiendama ja detaile juurde lisama. Et mõelge sellele, kui see teie pressiteade, see lugu, see uudis, millest te kirjutate, kui ta täna raadios kõlaks, kuidas saatejuht seda tutvustaks. Ja see ongi teie pressiteate esimene lause. Esimesse lõiku panete muidugi kõige tähtsama info, kes ja kus ja kõik muu selline. Teine lõik, siis juba andke täiendavat teadet, samuti võib sisaldada tsitaate. Ärge pange väga keerulisi ja pikke tsitaate, neid tõesti ei viitsi keegi lugeda. Ja lõpuosas siis kontaktinfo, lisainfo, lisamaterjalid, videod või lingid ja alati lõpus siis ka ma alati paneks ettevõtte või organisatsiooni tutvustused, näiteks Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon. Mis see üldse on, mida ta teeb, mis on tema eesmärgid, mis on üldse selle organisatsiooni mõte. Et nagu näete, tõesti pressiteate puhul ta on üsna selline nagu matemaatiline tehe siin peaaegu, et avalauses võib-olla on natukene loomingulisust, aga üldiselt ikkagi tuleb üsna täpselt järgida seda struktuuri, et muidu ei ole tegemist pressiteatega, vaid juba mingisuguse muu asjaga. Nii, aga läheme edasi. Nii, aga nüüd, kui veel aega on, siis paneks võib-olla küll 10 minutiks inimesed veel või 10-15 minutiks inimesed veel, enne kui hakkame rääkima siin kodutööst ja arutame muid asju. Et avalaused, me rääkisime avalausetest. Kui räägitakse siis raadios teie loost 5-6 sekundit aega, milline see avalause on? Ja mina olen siis pakkunud siin sellist 2 lugu välja, suhteliselt lohisevad laused, et teie peaksite siis kokku panema sellest ühe hea lause kummagi teema kohta. Sul on vaikse peal, Ester. Lülita sisse, Ester, see... Jaa,
et mis sa arvad, meil aega on suhteliselt vähe, et kell on Ma ei tea, pool. aga 10 minutit või võime niisama ka jagamist teha. Kuidas te eelistate? Aga ma tahaks kuulda tegelikult küll mõnda tabavat avalauset. Aga võib-olla arutame koos, et ma Võime. jagan uuesti ja siis võtame selle aja siin, et mis võiksid olla tabavad avalaused nende lugudele, eks ju. Et kas te praegu näete teksti ka seda kirja, jah? Et siis Jah, sobib nii ja teisiti. Täitsa teeme nii siis. kuidas soovitakse. Ma just vaatan aega, et me saame rahulikult veel rääkida ülesandest ja võib-olla on küsimusi ka inimestele, et see on nii oluline teema, see arvamuslugu ja kõik muu ka siia juurde. Absoluutselt. No nii, et kes tahab siis jagada? No, äkki sa loed ette siis, no mis siin kirjas on Esimene siis? Liina Otsik on ainult 14-aastane, aga juba avas sõbrannaga oma ettevõtte, mis valmistab piimapakkidest pastakaid. Ettevõtte sai Hollandis toimunud õpilasfirmade konkursil esikoha. No Avalause, palun. Sa mõtled nagu selles mõttes, et see, et inimesed hakkas seda lugema, eks ju? Pressiteade, see on pressiteade ja sellest tuleb televisioonis või raadios lugu. Kujutame hetkeks ette. Mis on see üks lause? Ütled kõik olulise ära. No ootame jagamisi. Ootame. Piimapakkidest pastakad 14 aastat Hollandist. Kadri, väga tubli! Loe Ingert ette ka, et kõik kohe chatti võib-olla ei vaata ka, et mis sealt tuleb. Nii. Jah, lugesin siis Kadri oma piimapakkidest pastakad. Piimapakkidest pastakad viisid 14-aastased Hollandis tippu. See on hästi öeldud. Nii. Sigrid, kui enamik 14-aastased alles unistab oma tulevikust, siis Liina Otsik juba ehitab seda piimapakkidest. Ja see on väga hästi ja natuke niimoodi nagu huumoriga kirjutatud ka. Siin mina näen ka selles pealkirjas ja tegelikult miks ka mitte selles teemas juba sellist inimhuvi loo potentsiaali, eks? Miks mitte? 14-aastase Estlanna ettevõtte pälvis esikoha. Ja. Tavaliselt on see pressiteate pealkiri tõesti üsna selline, võib öelda nagu kiretu ja kirjeldav. Ja. Et siin on kõik tegelikult, ma ütleks praegu, mida lühem, seda parem, aga Sigridi oma ma kindlasti ütleks, et sobib väga hästi inimhuvi loole. Tublid! Võtame mul on üks ka, kas ma võin jagada selle Liina Otsiku kohta. Ja. Et Eesti tuleviku elu kool on piimapakkide asemel on pastakad. Nii. Kõik avaksid selle kindlasti. Jah, aga jällegi, kas pressiteatena, kas ta kõike edasi annab, aga absoluutselt avaks ja tegelikult selle teema puhul siin, et mis siin pressiteade, siis tegelikult oluline on ju, et ta sai Hollandis toimunud õpilasfirmade konkursil esikoha tegelikult. Nojah, kes seda keda kuvitab, eks ju, et keegi avaks selle minu teate. Ja teeb piimapakkidest pastakaid. Jah, väga hästi. Aga nii palju kui võimalik, siis peab selles avalauses olema nagu kõik see oluline informatsioon. Kas seda on lihtne kirjutada? Kindlasti mitte. Ja, et see vajab natuke mõtlemist. Nii, aga võtame teise ette siis. Rohevere kooli õpetajad on alustanud selle aasta jaanuaris keskkonnasõbraliku initsiatiiviga. Kooli sööklas pakutakse ainult Roheverest 5 kilomeetri raadiuses kasvatatud puu- ja köögivilju, ainult taimetoite ja süüa teevad õpilased ise. Selline üsna pikk ja lohisev kirjeldus. Meelega tegin sellise. Jah. Nii, tuleb lugu jällegi raadiosse või televisiooni. Milline see avalause siin siis oleks? Rohevere kooli õpilased valmistavad koolilõuna endale ise. Jah. Siia veel paneks juurde võib-olla selle kohalikud puu- ja köögiviljad. Ja, taimetoidud. Aga see on muidugi ka, et mis teie arvates see fookus siin on? Mis on kõige olulisem? Mina ütleksin, see, et teevad süüa ise?
mina ütleksin selle, et Rohevere piirkond või Rohevere kool saab hakkama ka kriisiolukorras. Kuna meil praegu on kogu see toiduturvalisuse teema ja ikkagi see sõjafoon ja kõik, et siis ma et tooksin selle nagu sisse. Ja sinna siis, Ester, ma paneks kindlasti alapealkirja alla. Mis siis natuke võtab võib-olla kokku seda teemat, et toit ja mis see kriisiolukord siis on ja mis nad seal Roheveres täpselt teevad. Nii, aga midagi veel, kuulge. Ja aitäh, Mari, jagamast, aga ootaks veel vähemalt ühte jagamist siit. Nii, kas tuleb praegu midagi? Nii, vaatame. Midagi tuli. Toit Rohevere kooli sööklast. Kõik, mis taldrikule jõuab, kasvab kooli ümber ja valmiva õpilaste käte läbi. Jah, hästi kokku võetud. Sigrid. Loona. Toit tuleb Rohevere kooli, tubli. Toit tuleb Rohevere kooli lähemalt kui õpilased. Vot, huvitav, on ju? Paneb sisse väikselt selle maakoolide teema ka siin, ma vaatan. Väga põnev, Loona. Et kuidas nende koolidega on ja kui kaugelt peavad õpilased kooli käima. Ja, tulevad huvitavad teemad siin sisse. No igal juhul mõtteid on, naised, teie nende lugude kirjutamisega hätta ei jää. See on mulle absoluutselt selge. Siin te hätta ei jää. No väga tublid. Jah, väga tublid. Nii, aga kas lühidalt jõuame veel rääkida võib-olla sotsiaalmeediast? Ma mõtlesin, kas jõuab või ei jõua. Räägime lühidalt ära, kuigi ma tean, nagu öeldud, nii oluline on sotsiaalmeedia täna, kas see meeldib või ei meeldi või kas te tahate osa olla sellest või te ei taha osa olla sellest. Ega sellest ikka ausalt öeldes üle ega ümber ei saa. Et kuidas seda haaravat postitust sotsiaalmeedias siis kirjutada? Kõige tähtsam asi oleks see haak. Inglise keeles me ütleme hook, nagu konks, haak. Mis selle lugeja huvi siis äratab näiteks? Hea pealkiri, põnevad faktid, tähelepanu äratav tsitaat, julge väide. Eks sotsiaalmeedias kindlasti võib olla isegi natuke bravuurikam ja väljakutsuvam, kui seda võib olla paberkandjal või avatud küsimused, millest me siin intervjuu puhul rääkisime, et lugeja hakkaks kaasa mõtlema. Nii oluline, et see postitus on lühike ja mõjuv. Nii nagu inglise keeles öeldakse, less is more, vähem on rohkem, sest sotsiaalmeedias on inimeste tähelepanuvõime veel ausalt öeldes eriti kehv. Elulisus. Demonstreeri, kuidas see teema, millest sa kirjutad, üldse siis seostub igapäevaeluga. Miks inimesed seda lugema ja sellele reageerima peaks? Visuaalid, olulisemad kui kuskil mujal. Sotsiaalmeedias, no oleme ausad, ilma visuaalideta tegelikult ikkagi ei saa. Foto, lühivideo, need peavad olema. Ja loomulikult oma postituse lõpus siis kutsuge lugejaid tegudele. Ega te niisama asja eest teist taga istunud diivanile maha ja ei hakanud kirjutama. Te ikka tahate, et inimesed midagi teeks. Ja, te tahate, et sealt tuleks mingisugune reaktsioon. Kas tuleks siis like või tuleks siis kommentaar või et midagi te tahate, et inimene teeks. Ja hashtagid muidugi umbes 3-5, ärge pange 15. Ja Facebookis soovitatakse siis mitte üle 3 tegelikult. Et statistika näitab, et kui on liiga palju, siis see tegelikult töötab teie vastu. Ja viimane asi, mis ma tegelikult tahaks öelda, et kui pikk see sotsiaalmeedia postitus peaks olema, Ester, kui sa paned järgmise slaidi, mis ongi, enne kui me räägime koduülesandest, on viimane slaid, et ega keegi päris täpselt ju ei tea, oleneb teemast, kui hästi on kirjutatud ja kõigest sellest. Aga tavaliselt siis, siin on mul kirjas lihtsalt, et Instagramis siis 125-150 tähemärki, Facebookis tegelikult väga lühikesed postitused 40-80 tähemärki. Väga raske on midagi nii lühidalt öelda. Ja? Aga kui ta siis vajab rohkem konteksti, mitte üle 300 tähemärgi ei soovitata. Neid pikki lohisevaid postitusi ise teate, ei jõua lihtsalt lugeda. Twitter,
maksimum on siis 280 tähemärki seal, aga 70–100 te peaksite oma sõnumi ikkagi saama juba väljendatud. LinkedIn, no see on natuke teistmoodi meedium ja kanal, et seal on professionaalid koos, on natuke teine huvigrupp. Seal siis maksimum on 3000. Ma ei läheks nii ambitsioonikaks. Ma arvan niimoodi, 1100 kuni 1300 on täiesti optimaalne. Ja TikTok, ma ei tea, palju siin TikToki kasutatakse, aga eriti, et jõuda noorema põlvkonnani, seda tegelikult peaks sellega tutvuma ja miks mitte ka kasutama. Seal on loomulikult, nagu me teame, peamine fookus videol, ideaalne pikkus 15–30 sekundit, aga videole saab seal panna siis kirjelduse, mis tegelikult ei peaks olema siis pikem kui 150–200 tähemärki. Et lühidalt kokkuvõttes ikkagi peaaegu alati, mida lühem, seda parem. Ja, et neid sotsiaalmeedia postitusi ka, et ärge postitage esimest varianti, kohe, mis pähe tuleb, emotsiooni pealt võib-olla kirjutatud. Ma tean, et saab toimetada ja kõik, mis iganes, aga siis tulevad juba algoritmid seal mängu ja kõik muu. Et mõelge väga läbi, et mida te sotsmeedias postitate ja põhiküsimus, mida peaks endale esitama, on see, kas ma saan seda öelda lühemalt. Ja. No nii, nüüd katsime selle ka lühidalt ära. Ma meelega ei hakanudki väga keskenduma sellele sotsiaalmeediale, kuna siin tuleb ekspert teile rääkima sellest ja siis juba pikemalt. Aga ongi 20 minutit meil meistriklassi lõpuni aega, et räägiks siis kodusest ülesandest ja siis loomulikult, kui inimestel on siin mingeid peegeldusi või küsimusi. Täpselt, et teeme nii, et räägime ja ma ütlen ka, et sotsiaalmeediast on eraldi meil siis meistriklass Brit Mesipuu ja 6. mai kella 6–8. Et me saadame selle meistriklassi kõik kokkuvõtted, asjad, aga tulemus on eraldi sellest sotsiaalmeediast ka, aga nüüd siis räägime kõigepealt sellest nii-öelda praktilisest ülesandest ja siis on aega küsimusteks-vastusteks. Ole hea, Ingrid. Kodune ülesanne on siis teil kirjutada üks roheteemaline artikkel, mis siis avaldatakse roheettevõtlusportaalis. Ja artikkel peaks siis kuuluma ühte neist kategooriatest, mida täna kõik siin arutasime. Arvamuslugu, uudislugu, inimhuvilugu või intervjuu. Et mitte siis pressiteade, mis tõesti on rohkem selline matemaatiline lähenemine sinna võib-olla ja mitte ka siis sotsmeedia postitus loomulikult. Nii et kas arvamuslugu, uudislugu, inimhuvilugu või intervjuu. Nii et 4 erineva kategooria vahel on teil siis valida ja miks mitte neid ka natuke võib-olla kokku panna, kui teil huvi selleks on ja loomingulisust jätkub. Tähtaeg on 15. mai ja lihtne arvutus näitab, et sinna on aega täpselt 1 kuu. Ja jõuab ja edasi ja lugu, ma väga palun, peab olema siis eesti keeles ning teie endi jaoks te tunnete, et see on valmis. Et ei ole lihtsalt midagi paberile hunnikusse kallatud, niimoodi metafoorselt öeldes, vaid ta on keeleliselt toimetatud ja korrektse struktuuriga ja ilma tähevigadeta. Ja, nii et ma ei hakka teie tähevigasid parandama, ma hea meelega loen ja toimetan, kui seal on midagi, mida võiks võib-olla sutikene paremini teha. Aga struktuuri osas, eks ju niimoodi. Aga teie jaoks peab see olla juba valmis, et seal ei ole, ma ei tea, tähevigu, ühildusvigu, ei ole sõnu valesti kirjutatud, ei ole algus ega lõpp kuidagi puudu. Ja selleks aitab, nagu ma algul juba ütlesin, kui keegi loeb teil selle üle. Ja võite ka, miks mitte üksteise lugusid lugeda ja siis jagada kommentaarega, see oleks väga hea. Ja selline oluline ka, et kui te selle loo siis üles laete, et kõikidel on siis need failide nimeks on siis teie perekonna nimi ja loo lühipealkiri. Et me kohe saame aru juba ilma seda dokumenti avamata, et kellelt on see tulnud, et kes on juba siis jõudnud oma loo esitada ja kes veel peab selle kallal tööd tegema. Ärge oma nime palun unustage, muidu on väga keeruline kindlaks teha, kes selle ülihuvitava loo kirjutas. Ja artiklis endas loomulikult
kes te olete, loo autor ja teie kontakt, email, autori tiitel ja pealkiri. Need lihtsalt peavad olema. Ei ole mõtet ilma pealkirjata lugu kirjutada. Pealkirja võite panna viimasena, seda ma küll soovitan. Kirjutate loo valmis ja siis vaatate, milline oleks kõige tabavam pealkiri. See on lausa üsna kaval asi teha, aga kui te selle juba üles laete, no siis peaks ikkagi seal, peaks see pealkiri olemas olema. Nii, aga nüüd vist ongi viimane slaid, Ester. Ja, aga ma tahtsin võib-olla seda ka öelda, et kui sa selle autorina ka, et inimestel on tihti väga erinevaid rolle, et noh, mulgi on, et küll ma olen siin organisatsiooni esindaja, olen ülikooli, vastutan juhtimise valdkonna kateedri tegevuste eest, olen seal executive coach kuskil Londonis, et pane see tiitel sinna, et noh, mis selle looga konkreetselt siis hästi resoneerub. Ja õige, et meil on mitu rolli, mitu mütsi nii-öelda, et kus ma olen, võib-olla ma kirjutan selle loo emana, võib-olla ma kirjutan selle loo naabrina, võib-olla ma kirjutan õppejõuna või ettevõtjana, et tõesti, et millisest vaatevinklist te selle loo kirjutate ja ise, mis rolli te selle loo kirjutamisel kõige olulisemaks peate, seda keegi teine teile ei ütle. Ja, et see on täitsa teie endi otsustada. Ja samuti, et on tõesti see, et on eesti keeles, et meil on see roheettevõtlus.ee portaal, kus on ju kõik meie rohesaadikute programmi info, meil on seal praegu olen teid julgustanud neid lugema, erinevad arvamus või noh, pigem on seal sellised human interest story'd ja sellised väiksed blogipostitused, et sinna need lood on plaanis siis panna ja tegelikult siis järgmise juba webinaris meistriklassis siis Brit Mesipuu julgustab meid, et kuidas neist samadest asjadest teha ka sellised sotsiaalmeedia asju, et me liigume siit ka edasi ja meiepoolne toetus kõikidele on, et Ingrid on valdkonna ekspert, et uskuge seda, et kõik ka minu lood on toimetanud ja teinud, aga lihtsalt, et teie enda poolt, et teie jaoks tundub, et see lugu on valmis. Et siis ei ole sellist, et peab hakkama tähemärke parandama, et noh, nii ta on, aga et iseenesest see ongi see mõte, et sa selle loo kirjutad, proovid seda teha ja Ingrid selle loo toimetab ja meil on siis siin kirjas ka, et kuhu see lugu üles laadida. See on selline drive, kus siis tegelikult on nii, et kõik saavad kõikidele lugudele ligi ja kõiki toimetada ei osanud nii teha, et päris nagu personaalseid teha ja me ootame sinna kokku. Meil on siin programmis, kui täna on siin ligi 40 osalejat, aga et muidu meil on siin ligi 100 inimest, osa on järelkuulamises, et kindlasti saab olema selline päris suur lugude buum, nii võib öelda. Aga sa ütled, Ingrid, et see loo pikkus on 1000 sõna või noh? No mitte üle, ei pea olema 1000 sõna. No, kui on uudislugu, siis näiteks on ju kindlasti, me ütlesime 200 kuni 250. Ja? Et hea lugu ei ole mitte kindlasti alati pikk lugu, aga palun mitte üle 1000 sõna. Kui on inimhuvilugu, on natuke pikem, aga ma küll arvan, et aga kindlasti võib olla ka lühem. Ja? Ei pea olema 1000 sõna. Võib olla hea tabav lugu 200 sõna. Ja, miks mitte? Ja kui ma veel enne, kui ma siis nagu küsimuse võtan, kui ma tohin teile pakkuda ühe viimase nagu nõuande selle loo kirjutamiseks, no et eriti ma mõtlen enda kogemustele, et ma raamatut kirjutasin, teate, mida ei tohi oodata? See on inspiratsioon. Ja, seda reeglina ei tule tavaelus. Kõikide muude toimetuste töö, laste, kõikide muude tuhandete asjade kõrvalt ei tule mingit inspiratsiooni. Inspiratsioon võib-olla tuleb metsas mediteerides, aga mitte teie kiires elus. Lihtsalt hakake kirjutama ja siis tulevad mõtted ja tuleb ka see inspiratsioon. Vähemalt see on minu kogemus. Ja kui sa jääd seda inspiratsiooni ootama ja mina ootasin ja raamatu kirjutamine võttiski üle 4 aasta. Ja lõpuks ma sain aru, võtad endale 2 tundi vaba aega, kui keegi ei sega. Mingit inspiratsiooni ei ole vaja ja lihtsalt hakkad kirjutama. Ja
tulevad suurepärased lood ja mina väga ootan nende lugemist. Täpselt, et siin on, ma jagan seda, te saate selle kokkuvõtte sellest või noh, selles mõttes saate selle webinari järekuulamiseks, saate slaidid, ma jagan seda Google Drive'i ja jääme siis neid lugusid ootama, et 15. mai on tähtaeg ja Ingridi poolt tuleb siis selles mõttes, te näete ise ka, et Ingrid, eks seal kuskil lood on hakkavad vaikselt tulemas, hakkad neid järjest ju toimetama. Ja ei, ma hakkan et otsast siis vaatama, inimesed ega ma ei oota. näevad ka ja siis juba roheportaal, see on siis roheettevõtlus.ee on see meie portaal, kus neid saab siis jagada. Nii et ma praegu lõpetan siit share imise, et me saame rääkida, Ingrid, sa algul ei rääkinud endast selles mõttes, et sul on tõesti 2 raamatut, eks ju, endal ja oma kanal ka olemas, et võib-olla räägid natuke sellest, et see mis su enda kogemus on just selle kirjutamise koha peal? Jah, et noh, mina siin Maltal elan ja Maltat tutvustan ja no, see on ka kindlasti minu ekspertiis ja noh, siin kitsamalt muidugi ka selliste naiste õiguste eest seismine Malta konservatiivses ja üsna katoliiklikus ühiskonnas. Et see on see, mis mulle on südamelähedane. Ja Facebookis on mul ka siis oma grupp Alati Malta, kus ma siis kirjutan siis pikemalt ja lühemalt siis Maltast ja tegemistest ja ka keskkonnaprobleemidest, aga ka kõigest muust. Ja olen muidugi kirjutanud erinevatele väljaannetele lugusid igast tüübist ja olen ka väga palju teinud toimetamise tööd. Et selline on minu kogemus ja võib-olla minu tugevus asi, milles ma tunnen ennast kindlalt ja mul on väga hea meel, kui ma saan teid, te olete võimekad naised, te oskate kirjutada. Ja. Aga kui ma natukene saan aidata ja siluda ja teha, et teie hea lugu oleks veelgi parem ja veelgi mõjusam, siis ma teen seda hea meelega. Aitäh! Ja nüüd on aeg küsimusteks, et meil on natuke aega siin, et kes tahab küsida midagi, mõne täpsustada, midagi meie esitluse kohta, mõne nõuande küsida, olge head, pange mikrofon sisse ja kõik küsimused saavad ehk ka vastuse. Vist olen surnuks rääkinud kõik, Ester, ilusal kevad õhtul. Ma ei usu, äkki keegi tahab ikka küsida. Mina sooviksin ainult tänada, ruttan ja suur aitäh meeldiva loengu eest. Aitäh, Olga, ja ootan lugu. Nii, kes veel tahab küsida? Küsimus on Katrelt siin, et palju sa AI-d kasutad? Noh, ikkagi pigem vähe. Ja, ja kui siis ikkagi mingi väga kindlas küsimuses, et seda, et kirjuta mulle antud teemal artikkel, noh, seda tõesti ei ole teinud, aga kui on mingi väga konkreetne küsimus või uurin informatsiooni, otsin informatsiooni mingi sihtgrupi kohta, siis küll olen küsinud. Ja, et muidugi siis tuleb kontrollida. Me teame, et AI-s ei tule päris korrektne teave alati, et ta on väga kasulik ja ma innustan kõiki teid seda kasutama. Meil ei ole kiviaeg ja keegi meist ei ole siin dinosaurused. Mis on võimalused, neid tuleb kasutada, aga neid tuleb muidugi kasutada mõõdukalt ja ütleme, läheneda sellele intelligentselt, et ma loodan, et artiklit keegi AI-l endal kirjutada ei lase, aga miks mitte küsida sealt nõu või vastust mingitele konkreetsetele küsimustele. Kui on uudislugu, siis muidugi kontrollige üle, et asi tegelikult niimoodi ka on, sest seal vahel väga usutavalt esitatakse täielikku valeinfot. Aitäh, palun veel küsimusi. Tahtsin ka küsida, olen Kadri ja tegelen rohekiirendi raames turbavaba substraadiga, nii et läheb hästi kokku kevade ja kasvu ja taimedega. Aga minu küsimus on selline ikkagi, et kui ma olen ettevõtja hoopis teises liinis ka ja
ei ole üldse kogenud ka sotsiaalmeedia postitustega, et kuidas saada üle nagu sellest hirmust, et ennast erinevate rollide vahel nagu jagada, et selles kohas on arvatavasti minu kõige suurem takistus. Rääkimisega mul probleeme ei ole. Seda ma, Kadri, kuulen. Seda ma kuulen. Kui inimene, kes nii hästi artikuleeritult ennast väljendab nagu teie, siis see kirjutamise soon, see on ka seal kuskil olemas. Aga mina kindlasti alustaks selgest teemapüstitusest ja sealt lähevad asjad juba selgeks. Kui teema on selge, millest te tahate kirjutada ja sealt edasi see sihtrühm, siis absoluutselt iseenesest selgineb see roll, sest teil on ka ju mitu mütsi, nagu ma aru saan. Aga mis on see südamelähedane teema? Mida te, ütleme, räägime sellest konkreetsest kodutööst, aga see muidugi laieneb ju absoluutselt kõigele, millest teil vaja kirjutada on. Sellel teemal, kas te olete ettevõtja, kui te seda kirjutate, või te olete, või on teil mingi muu roll. Kõik algab teemast. Miks ja mida te tahate kirjutada? Ärge üldse selle rolli peale mõelge ega selle pärast muretsege. See tuleb iseenesest. Ma täiendan omalt poolt ka, et see on hea küsimus, et meil on tihti justkui väikeettevõtjatena mitu rolli, et me oleme kuskil veel palgatööl, meil on ühiskondlik töö, meil on oma väike ettevõte ja mul on samamoodi väga mitu ja mõnikord ma kartsin, et kui ma töötan kuskil suures korporatsioonis, ei tea, kas neile nagu meeldib, et kui ma mingil muul teemal nagu kirjutan. Tegelikult on nii, et peab endasse vaatama, et mis on see, millest sa ise tahad rääkida ja mis on sinu jaoks oluline. Ja iseenesest päeva lõpuks on see, et kui sa oled nagu arvamusliider või mingil teemal võtad nagu sõna, et see igal juhul tuleb kasuks. Et vaata endasse. Et kui need teemad on ja mis sa ise tunned ja ma ei kardaks nagu päeva lõpuks see korporatsioon, kus sa töötad, võib-olla ajutine, eks ju, et mis sa ise tahad teha, et minul oli ka, ma töötasin pikalt rahvusvahelises meditsiinivaldkonnas ja siis oli mitmed sellised muud teemad. Meditsiinikorporatsioon kadus, aga need teemad jäid. Ja ma ikkagi tegin endast lähtuvalt selle otsuse ja kõigil naistel soovitan mõelda, et ma ise palju teen selliseid naisjuhtide asju, et mis sa teeksid, kui sa ei kardaks. Tee endast lähtuvalt need valikud ära ja loo enda see ekspertsus, et täna näiteks ma töötan EBS-is, aga ma teen ka mujal koolitusi ja tegelikult tänu selle, et ma teen mujal koolitusi, tundub, et ma olen EBS-is natuke veel isegi väärtuslikum, mis on nagu naljakas, eks ju, et sa lood selle brändi ja et sa lood selle brändi, et sa nagu kardad, et äkki, mis nad kõik arvavad, aga mõtle selle peale, mis sa ise arvad, mis sa ise tahad teha ja mis on need teemad. Mina, Kadri, küsiks, Kadri, mis on teie tuum? Ja, mis on teie tuum? Ja teist hakkad mõtlema, mis on need väärtused. Kõik see töö ja kõik see on nagu oluline, aga natukene nagu selline nagu müra seal ümber ja ma ei mõtle seda üldse halvasti, loomulikult. Aga see tuum, mis jääb muutumatuks, olenemata sellest, kus te töötate, mida te teete, kus te olete, on need väärtused. Ja tegelikult seda on teie lugudest, ma tean, kuna ma olen nii palju lugusid toimetanud ja näinud, seda on näha. Kas see on kirjutatud sellise nagu usu ja kuidagi natuke kirega või on lihtsalt midagi kirjutatud, mis mõnikord on ka okei, sest mõnikord on see kõik, mis teil on anda sellel hetkel. Ja see on ka hästi. Aga need kirega lood ja need tuumaga lood muidugi paistavad eriti silma teiste hulgast. Aitäh, väga tore. Jõudu jaksu kõigile. Aitäh. Nii, meil on veel 3 minutit. Keegi tahab küsida, olge head. Ei ole kedagi. Ingrid, kuule 3 minutit, äkki Malta on meist kaugel, väike saar. Mis on teie roheteemad? Mis teemadel Malta nagu räägib?
jah, lühidalt kokkuvõttes Malta on väga pisike, väga ülerahvastatud saar, üks kõige kõrgema rahvastikutihedusega paiku kogu maailmas, umbes 2000 inimest ühel ruutkilomeetril, samas kui Eestis on samal maalapil elab 31 inimest. Nii et meil need probleemid on ülerahvastatusega, joogivesi teeme siin pöördosmoosiga, teeme mereveest, et meil põhjavesi on juba praktiliselt otsas. Prügi käitlemine on tohutult suur probleem muidugi. No mõelge, kui on 2000 inimest ruutkilomeetril, siia juurde pluss 3 miljonit turisti aastas. Et no siin on keskkonnaprobleemidega, no võib öelda nagu lausa jalaga segada, et Eestis on probleemid loomulikult ja ma neid mitte sugugi kuidagi ei pisenda ega ei vähenda, aga ma ütlen, ei ole asjad nii hullud Eestis, nagu on siin õhukvaliteet. No, aga see ei tähenda, et Maltal oleks elu väga hull. No, minule siin ikkagi meeldib, aga keskkonnaprobleemid tõesti on ülerahvastatuse tõttu on vägagi päevakorral. Aga kuidagi ei taha nagu negatiivses. Meil on siin täna... Kas need teemad muidu on nagu meedias on üleval või ei ole üldse? No, mitte piisavalt. Ma ütleks, inimesed ei taha halbadest asjadest mõelda. Inimesed tahavad mõelda sinisest taevast ja kutsuvast Vahemerest. Kes tahab mõelda sellele, et meil ei ole põhjavett praktiliselt järgi enam. No, see on ebameeldiv. Seda me ei taha. Aga samas tõesti, ütleme, päike paistab. Täna oli 25 kraadi sooja, kui väljas tööl käisin. Nii et kõigega tegeleme, siin probleemidega tegeletakse, aga neid on ja ülerahvastatuse situatsioonis ka neid jääb siia kahjuks. Nii et Eestis on kõik ikkagi suhteliselt hästi, ma ütleks niimoodi kokku väga kuidagi lihtsakoeliselt siin kokku tõmmates. Ja ma siis tõesti lühidalt väga tänan, kallid naised, et te tulite täna mind kuulama. Enda kirjalikult, korrektselt ja mõjusalt väljendamine, see on minu kirg. Ja see on see, mida ma tahaks, et rohkem naisi oskaks hästi teha. Ja, et see on nii oluline minu meelest. Nii, ootan lugusid. Ja, suur aitäh, Ingrid, ja suur aitäh ka selle eest, et sa hakkad neid lugusid kõiki nagu toetama ja vaatama. Ning ütlen ka seda, et 6. mail meil on järgmine webinar, meistriklass, mis on sotsiaalmeedia. Ja siis, kallid sõbrad, on meil tegelikult tulemas ka esitluse meistriklass, et kuidas teha häid esitlusi, kuidas oma head kõnet pidada. Ja seda me teeme Ingridiga koos ja teeme suvel kuskil augusti lõpupoole nii-öelda näost näkku, face to face EBS-is. Ja ma jagan teiega, pole jõudnud veel Ingridiga rääkida, mis see kuupäev võiks olla, millal sa ka Eestis oled. Ja siis te kõik olete oodatud, saame kõik kokku. Sööme hästi, ma ei tea, joome hästi, seda ma ei tea, aga et sööme hästi ja teeme neid, tutvume, teeme speed dating ut ja siis on see, et kuidas seda oma ideed, mis sa selleks ajaks oled leidnud on ju, või sul on juba ta praegu olemas, oled nagu arendanud, et siis iseenesest teeme sellist esitluse poolt ka. Ja EBS-i aulas me kohtume kuskil augusti päris lõpupoole, et me vaatame selle päeva koos üle, aga kõigepealt sotsiaalmeedia, siis väike suvepuhkus ja siis rohesaadikud me kõik kohtume suve teises pooles. Nii et suur aitäh ja oli väga-väga tore, Ingrid, sulle tervitused Maltale ja kõigile meile, mõnusat kevade jätku ja kõike head. Aitäh! Aitäh!